Fuck, I almost vomited instead of pooping. What happened? I went to the bathroom instead of pooping. I almost vomited and pooped at the same time. Show me how did you walk? Please. Ma lihtsalt loodan, et mind on kuulda. Aga me tulime Argentiinasse. Kakan. Okay, kakan. Ma kakan. No ma kakan. Ta on täiesti hulluks läinud. Meil on liiga palju vaba aega, nii et ta on lihtsalt hulluks läinud. Aga mis ma tahtsin öelda? Tulime nüüd Argentiinasse, käisime oma depilatsioonis ära. Vetsud on siin sellised, et see enne, mis ta tegi. Ühesõnaga, me käisime vetsus ja ma pole hullemat kohta näinud ega tundnud kui see seal, nii et me põhimõtteliselt hakkasime oksele. Okei, ma ei tea, kui vajalik info see on, aga ma tunnen, et ma pean rääkima kõigest, mis mul elus toimub. Mul oli tegelikult Argentiinasse tulekuga natuke probleeme jälle, aga sellest ma räägin hiljem. Käisin hommikul pesus. Sellised on mu juuksed. Aasta aega tagasi mul olid täiesti sirged juuksed ja nüüd mul on siuksed. Eile siis selle Argentiinasse mineku kohta oli see, et kui me novembri alguses tahtsime minna, siis tekkisid probleemid, sellepärast et viimane kord, kui ma seal käisin, siis mind ei check-autitud Argentiinast. Ehk siis passi järgi ma olin ikka veel Argentiinas. Pluss siis oli juba nagu 3 kuud möödas ja nagu mul on viisa, millega ma saan 3 kuud reisida ja siis peale seda, kui ma tahan reisida, mul on vaja Paraguay residentsi. Mul ei olnud seda, ma ei teadnud seda. Ja siis me ülipikalt jamasime. Lõpuks nad ütlesid mulle, et kui sa tahad minna, siis tagasi tulles sa pead põhimõtteliselt umbes 100 € maksma selle eest. Mina olin natuke loll, ma kirjutasin mingile paberile alla, sest ma arvasin, et nagu nii mingit muud võimalust ei ole või et see on mingi, ma ei tea, mis igas asi. Ja lõppkokkuvõttes ma isegi ei läinud sinna mitte ja siis mu paps hakkas tegelema sellega, et ma saaks üldse minna sinna. Tuli välja, et mul tegelikult on terve see aeg olnud Paraguay residents olemas, aga see oli lihtsalt Saksa vahetusõpilase käes. Nagu ta ütles, ta sai selle põhimõtteliselt peale esimest kuud. Mul ei olnud sellest õrna aimugi, ma isegi ei teadnud, mis sellist asja saame. Siis üldse ta EMS kuidagi kaotas selle ära, nii et see võttis aega ja siis lõpuks me saime nagu selle kätte. Ja siis eile, kui me käisime, siis oli ikka veel natuke probleemi, sellepärast et tegelikult oli kõik korras, aga seal süsteemis, nende arvutisüsteemis, nagu ikka näitas, ma peaks maksma see 100 € siis. Siis me seal täiega tegelesime, rääkisime mingite bosside asjadega ja selleks, et ma saaksin lõpuks minna, siis tuli nagu selle migratsiooniameti boss sinna ja ütles nagu nendele inimestele, et et Laura võib minna, sest mu paps teab seda bossi ja siis nad tegid mingeid asju, siis ühesõnaga ja siis kui me tagasi tulime Paraguay'sse, siis ma pidin ka eraldi autost välja minema, mingi inimese juurde minema, siis mu õde kutsus selle bossi ja siis see boss ütles, et et nagu lase ta läbi, et ta on nagu, tal on tegelikult kõik korras ja siis la. Ja see kõik on sellepärast, et ma lihtsalt kirjutasin sinna paberile alla. Aga nagu, ma tean, see on nii loll minust, aga nagu ma mõtlesin sellel ajal, et okei, kas ma kirjutan siia alla või ei. Aga samas nagu see migratsiooniamet, kui olime nii pikalt seda juba rääkinud, ma nagu alateadvuses nagu natukene usaldasin seda. Ja siis ma lihtsalt kirjutasin nagu, ja siis kui mu õde tuli ja ütles, et miks sa sinna alla kirjutasid, siis ma mõtlesin, et oh my god, nagu kus ma päriselt tegingi nii lolli vea, et ma lihtsalt kirjutasin mingile suvale paberile alla, ma tegelikult isegi ei tea, mis see nagu tähendab. Ja siis ma mõtlesin, et ma küsin selle paberi tagasi ja lihtsalt rüvin selle pooleks, aga ma ei saanud, sellepärast et me pidime juba minema ära. Ja ta juba pani selle kuhugi eemale ja nüüd jah. Aga sellega nagu saab korda. Selles mõttes mu emse paps on õnneks siin nagu mingid
tutvustega inimesed, nii et see saab korda. Aga nüüd, täna on 23. november ja me lähme täna Jufu keskaasta-seminarile. Äkki sa tegid katki selle? Oota. Ma loodan, et ei näe. Oi, ma tahan kaasta termost, Laura, tšau. Olis, chicos. Me oleme nüüd kohal ja me nüüd oleme koos eestlastega. Räägime eesti keeles, mitte keegi ei saa midagi aru, klatšime, kossitime, jumme tere. Ja kõik teised on sakslased, me oleme kolmene eestlaste gäng. Siin on nii palju sääski, ma olen ära söödud. Ja see koht on väga ilus. Vaadake praegu neid puid seal. Räme ilus. Ühesõnaga, see koht on väga-väga ilus. Siin on bassein, siin on puud, siin on lavamistoolid. Aga meie kurvastuseks me oleme ühes toas jälle kõikide inimestega, kõikide tüdrukutega. Väga umne on seal ka. Ja seal on narivoodid ja palju inimesi. Me nii lootsime, me saame oma toaga. Ilmselgelt neil ei ole piisavalt budgetit selle. Poisse on rast mingi 3, nad said nagu suure toa. Aga it's fine. Stella, räägi, kaua sa sõitsid kokku bussiga? No kaua me sõitsime? Mina isiklikult sõitsin kokku peaaegu 10 tundi. Väheks vähem. Ja Elo sõitis... 5,5, 6. Kuidas sa siis 10 No ma sõitsin kuskil 8-9 tundi. Ja ma sõitsin ainult tund aega. Ümardades 10. Ei, jaa. Ei, tegelikult bussisõit oli isegi normaalne. Ma kartsin olemat. Ainuke, mis puudus, oli muusika. Lõpus pandi muusikat, aga see oli jõulumuusika. Mind ei olnud siis. Pandi muusikat, aga pandi jõulumuusikat. Me oleme ladinas, me kuulame reggaetoni, me kuulame mis iganes muusikat. Väga veider oli jõulumuusikat, kui nad sõidad mingi... Keset suve. Mõtle, sa oled Eestis, sul on juulikuu. Jah. Ja sa kuulad jõululaulu. Ja anyway, ma näitan nüüd, kuidas me terereed joome, kuidas Elo serverib meile terereed ja siis me mu termos on katki. Ja ta just kukutas sulle maha ja siis ta ligi katkis. Kõigepealt vaadake minu termost. Te queremos mucho, Elo. Me armastame sind väga. Eesti lipp, sest et eestlane. Kaguasuu lipp, sellepärast et ma olen kõigepealt Kaguasuust pärit ja siis ma olen alles Paraguayst pärit. Ja siin on Cello Pizzas, mis on minu hostpere pizzarestoran. Okay. Kunagi Paraguaysse satute, siis väga laegu. Ja minu sellel on ilusad päristis. Stella. Heistest. Teistest. 10-10. Okei. Minu, hostisa ja tema eksnaine. Neil on omavahel 3 last. Minu vanem hostõde, noorem hostõde ja siis tal on ka üks poeg, kes on 2-aastane. Ehk siis päris väike on ju, alles hiljuti sündinud. Nii, siis minu hostema ja tema eksmees, neil on omavahel 2 last. Minu praegune hostvend ja siis on veel üks tütar, kes elab selle eksmehega koos. Ja see poeg elab siis eksnaisega koos. Nii. See skeem on siis enne, kui minu hostvanemad omavahel tutvusid. Neil on omad lapsed, keegi midagi teadnud. Nii, nüüd siin minu praegune hostpere kohtusid siis minu hostisa ja hostema omavahel on ju. Nii, neil ühiseid lapsi omavahel ei ole, mitte ühtegi. Nüüd minu hostisaga tuli kaasa 2 last. Minu hostõde ja hostõde. 2 last on ju. 3. laps jäi naisega. Teise, eksnaisega. Ja hostemaga tuli kaasa minu hostvend, praegune hostvend ja
teine laps jäi tema eksmehe juurde elama. Nii. Ehk siis see on minu pere, kus on 5 liiget. Ja nüüd see probleem siis tuleneb sellest, et kuna minu hostema ei ole bioloogiline ema minu hostõdedele, siis mu hostõed ei võta teda kui ema. Ja nad ei saa omavahel väga hästi läbi, sest et kuidagi lihtsalt ei klapi, onju, ja eriti mu siis suurema hostõega ei saa nad omavahel läbi, sest et jah, seda on näha ühesõnaga, et ei saa läbi. Ja nüüd hostvend ja hostisa omavahel saavad läbi, aga noh, ka siuke, et noh, ei ole bioloogilist vanemad vaata, ehk siis noh, ei ole nagu siukest nagu ühist perevaibi. Ja sellepärast on see juba keeruline. Nii. Me reaalselt tunneme ennast nagu ma oleks puhkusel. Nagu ma reaalselt tunneks nagu ma oleks puhkusel praegu. Nagu lõhki ei ole nagu, jah. Kuidagi ei ole nagu lõhki. Kas see on toksik, kui me mõtleme, et me oleme puhkusel? Okei, väga hea, sest ma mõtlen tihti seda. Was annähernd nicht Gemüse. Ma lähen nendele väikestele. Tere, ja kus me täna oleme tulnud? Oleme Järba tehases. Järba mate mingis pargis, mingis kohas, kus nad valmistavad. Mina isiklikult Terere armastaja olen väga excited, liigume bussi. Me oleme selle bussiga? Vau, see on nagu päris. Me reaalselt lähme kuskil mööda Ruusamuda teed, mulla teed pidi, mis on suure ilmani bussiga kuhugi kohta. Vau, siin on papagoid. Siin on Elo sugulased siis. Seal Mis aastal sündin? nii wildlife on siin. Vau, nii ilus on siin. See on natukene koledamad Aafrika. Nad ei ole nii ilusad, nad on natukene koledamad. Väike parkuurvideo teen. Jaa, me oleme täiesti... Teeks kukerpalli või midagi? Mine! Jee, oi! Jaa, aga mul on Oota, tee pilti. džunglis meie 32. päev. Endiselt rändame. Süüa pole, juua pole. Sääsed tapavad. Oi, me oleme õppinud hantima. Me handime endale isatoitu siin. Me ehitasime endale maja. Hetkel see on meie koolitee siin. Vau, nii ilus puu. Küll Stella võtab perereed. Wow. Elo siis kuidas teha juua, sest me oleme nüüd siin kohas. Jää võib tegelikult panna vee sisse. Ja ma ei tea, miks ta seda sinna pani. Ta on veider. Ma pole mitte kunagi näinud, et pannakse. Ei. Alati ei saa seda. Okei, probleemid. Kasvatamine on vaja.
kaasa ei saa. tuleb. Sellepärast. See? Stellaga ei saa hakkama. Okei, ühesõnaga me saime tasuta asjad ka. Nii hea, kõik on nii hea, elu on nii hea. Vihmisid seda. Ei, kahjuks mitte. See jäätükk näeb nii naljakas välja. Aga ma arvan, et Nii tehakse. ta ongi Terere Queen. Ja ma tean, mida ma teen. Okei. ei, tere reed. Paraguay. Et see will love terere. hea näpp on. How to pronounce? Armastame. Armastame. Armastame Terere. Minun nimi on Luisa. Sinä olet se lolakas. Mina ei õpetanud seda, Stella õpetas. Anyway, vaadake Stellat, Stella on nii tan, ta on nii pretty, ta on nii cute, ta on nii näkk. Ja. Sa teed ukse lahti, sa lähevad sisse. Kes saad loljakas või? Täielik Claudine, täiesti päike võttis ära. Oh my god, vaata kuud. vaata taevast. Wow. Tulime võtma vett. Vaadake, milline luksus. Külm vesi. Kuum vesi. Ja meil on tegelikult juba öörahu tund aega. Aga tahtsime ringi. Ja Meil on väga must. Ai, tegelikult vist ei ole. ja vaadake, taevas on hästi. Inimestel pidu käib siin, aga me peame magama minema, sellepärast et ma reaalselt tahaks minna. Nad on mingid vanad mehed, aga ma nii väga tahaks nendega välja minna. me joome lihtsalt vett. Jah, me käisime vee järel praegu, aga kõik magavad, kõik vihkavad meid, sest me tuleme nii hilja tuppa. Kui ma viimast Jaa, kõik nii vihkavad. Head ööd. Wow, 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 wow. päris igav on. Igav! Kuidas sul on, Stella? olukord on siuke, et ma olen väga väsinud ja väga kuum on ja peame jalutama päris pikalt ja vaatame mingeid tähtsaid asju. Päris pikalt, 20-30 minutit. Mis sa mõtled pikalt? Midagi alles. Ja okei, nagu kas just igav, aga nagu ma olen nii väsinud, siis ma ei suuda kuulata. Ja ma ei suuda nii palju keskenduda, et sellest hispaania keelest aru saada. Ja Mulle küll täiega meeldib. Vaake lihtsalt. ei, nagu ilus on ja nagu selles mõttes uhke. See on nii nice siin. Kõik on nagu, ma ei tea, mul ei jõua kahe, et inimesed kunagi päriselt siin kõndisid ja elasid ja tegid omi asju. Ja siis nüüd me lihtsalt oleme siin ja vaatame kõike. Wow. Hea küll, siit saab minu tuppa siis. Siin on praegu väga palju inimesi, sellepärast et ma lihtsalt näitan kõigile, milline mu tuba on. Ma kukun kohe. Jaa, see on mu tuba. Anyway, see on siis mu söögisaal siin. Wow. Siin on mingi inimene. Wow. Suht nice. Nojah, see on siis, mis ma ütlesin, see on mu... Seal on mori. Siin on mu toad.
suht minimalistlik disain. Mulle meeldib. Siin on ka üks orjadest. Jah, ma võtsin katuse ära suveks, sest noh, nii soe lihtsalt. Ja siin on väga ilus. Siin on väga ilus. Wow. Okei, jookseme sinna. Kas isegi pole nii ilus? Muud on ees. Armastan ja armastan. Ma pean tegema seda. Oota, äkki need nagu istutatud siia, sa ei tohi võtta seda? Okei, on jah. Jaa, make sense. Vau, nii ilus. Sa küll niimoodi teised. Jaa. Nojah, võib-olla me oleme alati viimased ja võib-olla me oleme kõige lärmakamad ja meil on kõige põnevam siin, aga vähemalt meil on kõige põnevam siin. Aga me oleme päriselt muutunud, me oleme päriselt latiinadeks saanud. Me hilineme, me karjume, me naerame, kõva häälega naerame. Ja Ja meid ei huvita, mis teised arvavad. Ja. Lükkaks seda. Jaa. Hiljakseid. Kuidas see saksa keeles oli? Jookseks ära praegu. Saksa keeles. Schwanz in deinem Arsch. Schwanz in deinem Arsch. Schwanz in deinem Arsch. Schwanz in deinem Arsch. Mhm. Schwanz in deinem Arsch. Hallo, ich bin Laura. Ich bin Ta pean mu fännidele ka näitama. Vaadake, ta on täiesti paksudes talverihjates. Ma ei saa aru. Me oleme täiesti paljalt. Elu on paljas, ma olen paljas. Näitan tõurvid. Ja ma ei saa aru, hullud. Me jääme, me oleme sinu lapsed. Sa oled nii emme vaibiga. Ta on emme vaibiga. Siuke ema. Wow. Aitäh, Elo. Ja mul on näkku viia. Thanks, Elo. Palun, võtke heaks. Ma ei tea, mida ma teilt vastu palun. Oi, nii valge. Kuule. Okei, meil on tund aega, et päevitada. Ja nii mõnna on. Wow, mul on nii hea välja. Mu juuksed näevad nii head välja. Wow. Elo teeb oma tööd nii hästi. Watch her work. Elo asem massööriks ei taha minna või? Seal on bassein. Minu vargal teevad sulle. Elo naudib. Seal on sakslased. Seal on ka sakslased. Seal on Stella. Vaadake, kui nunnu lõkkeke. Oi, ma just lasasin mulla muti auku, aga nii armas. Ta just ütles, et Elo ei saa ilma tererete elada. Mis on tõsi? Jaa, addicted terere. Vau, nii lahe. Eks ole? I swear to God, if you film that swear vlog, I will put this marshmallow in your ass. Ai. Okay. This is the vlog. That was karma. It's so hot. Haku. Ciao. Wow. Yeah! Let's go to the pool! No, ahora. Aluspükses. No. Aluspükseid. Aluspükseid. So funny. So funny. Me nüüd lõpuks lähme koju. Yeah.